kui me mõtleme, et me enam ei õpiks ja teen seda, mida ma teen ja ma hoian seda nivood, siis teatud mõttes see on nagu friikartulid ja viinerid laste menüüs. Et see tundub nagu hästi mugav valik, et see on alati seal olnud ja ma tean, kuidas see maitseb veel larum, on ju. Aga tegelikult meil on õppimist vaja nagu brokolit ja läätsasid umbes, et me saame sealt sääraseid aineid, mida me sealt nii-öelda friikartuli viineri elust ei saa. Ja üks aine, mida õppimine pakub, on spontaansuse treening. Maailm on tohutu muutlik praegu, et me nimetame seda VUCA world, inglise keeles siis volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kõik muutub, on keeruline. Ja ühest küljest tekib nagu tung minna sinna tooli taha ja öelda, et ma ei taha seda kõike näha, ma ei taha seda vaadata, jäägu nii, et jätke mind rahule. Aga teisest küljest, kui me ei treeni oma loovust ja spontaansust, siis me ei ole ka tuleviku kindlad, kui kasutada sellist terminit. Aga teine, miks ma mõtlen elukestvast õppest väga heldinult, on muidugi see, et see võimaldab meil tuttavaks saada teistsuguse iseendaga. Et see toob rikkust meie isiklikku ellu sõna otseses mõttes. Et esimene mõte on see, et kus ma seda kasutama hakkan ja ma tulen kokakursusele, mis siis, võib-olla ma ei ava kohvikut, on ju. Või et mis ma siis nii-öelda teen sellega, aga jah, eeskätt see on sellise isikliku tasakaalu ja terviklikkuse küsimus. Et mida rahul olevam ma olen ise, seda mõnusamaks arenguvitamiiniks olen ma ka oma kaaslastele. Nii et see võimaldab meil lihtsalt olla parem inimene.